nii palju on öeldud, et ma korraks ei ütle muud midagi, kui et teeme ühe väikese katse. Kas ma võiksin paluda tuledel kustuda? Ja siin selja taga on väga ilus vaade, et võite rahulikult vaadata seda vaadet. Kes tahaks veel nagu hämaramat, võite silmad kinni panna. Naudime seda olekut. Päris hea, on ju? Aga nüüd ma pean küll edasi minema, nii et paneme uuesti need tuled põlema ja suur tänu teile kõigile seda kaasa tegemast. Ehk siis, kas midagi muutus? Peale selle, et te saite rahulikult vaadata ilusat lootust. Mina olen siin jätkuvalt, teie olete seal jätkuvalt, ruum on täpselt samasugune. Nii et kui küsida, et mis juhtub siis, kui tuled kustuvad, siis tegelikult ju mitte midagi ei juhtu. Kõik jääb alles. Ja sellepärast ongi see, et minu käest viimasel ajal küsitakse kogu aeg. Nii Sille, mis nüüd saab? Mis nüüd saab? Kas nüüd on pidu läbi ja nüüd edasi on tühjus, täielik void? Ei, ma ei arva, et on täielik tühjus. Ma nagu tõestasin ka teile siia. Aga mis tegelikult saab, on see, et tekib üks väike hetk hingamiseks, aja maha võtmiseks, mida meil on tegelikult väga-väga vaja. Nii et mis saab, seda ma ei tea. See on üks protsess, millega me peame tegelema ja see tulebki alles siis, kui pidu on läbi, tolm on maha langenud ja meil on aega mõelda. Aga mida ma tean, on, et kes jääb. Kes jääb? Sihtasutuse töötajad. See tugev tala, kellega me kõik teiega tegime seda Euroopa kultuuripealinna aastat ja eelnevat. Suurem osa meist on läinud. Alates 1. oktoobrist on jääb järgi väga väike käputäis inimesi. Jah, seda võib võtta kaotusena, aga tegelikult on ju tegemist nii-öelda ümberasumisega. On tegemist sellega, me teame ju kontakte. Mitte kuskile ei kao ka need 4500 inimest, kellest on ennem räägitud. Ehk siis tegelikult kogemused jäävad, kontaktid jäävad ja väsimus loomulikult. See ka jääb ja sellele peab andma aega. Aga jääb ka Lõuna-Eesti ülene koostöö. Jäävad meie rahvusvahelised partnerid. Nemad jäävad ka. Ehk siis vastus küsimusele, kes jääb? Ma ütleksin, et kõik jäävad. Aga kui me läheme nüüd praktiliselt selle juurde, et mis nüüd siis edasi saab. Sihtasutus Tartu 2024 jääb elama vähemalt aastani 2029. See on üks väga konkreetne põhjus. Selleks põhjuseks on suur rahvusvaheline projekt ICOC ECO. Me kõik teame, mis tähendab ICOC, Euroopa kultuuripealinn. Mis on ECO? See on kaja. Kui me nüüd natukene mõtleme selle peale, mis see kaja on, siis kaja on heli, mis tegelikult mitte kuskile ei kao. Ja selle kaja peale me siis nagu mõtlemegi koos 9 riigiga. On seal siis Eesti, Soome, Läti, Saksamaa, Serbia, Ungari, Prantsusmaa, Portugal ja Holland. Päris tubli grupp, ma peaksin ütlema. Ja me proovimegi teha seda, et see, mis järele jääb, oleks strateegiline, oleks püsivam. Lisaks on meil väga suur ambitsioon, et me saaksime teada teiste käest, mis tegelikult kajab ja mis mitte. Ja anda seda sama kogemust edasi siis nüüd tulevastele kultuuripealinnadele. Aga samas õppida ise, nagu on eelnevalt öeldud, et mis on meie järgmine ICOC. Et kui nüüd mõelda selle peale uuesti, et mis meist veel maha jääb, siis, ja meil on väga tihti või öeldud seda, et noored on väga oluline grupp. Te kuulsite, et Tartu Extendedi noorteprogrammi raames oleme saanud juurde peaaegu 100 noort kultuuritöötajat.
Me oleme seda teinud väga tublisti, aga jälle ambitsioon on see, mis viib edasi. Nüüd on meil võimalus edasi teha rahvusvahelist noorteprogrammi. Mul on hea meel, et meil on Liepaja, kellega koos me nüüd järgmisest aastast või nüüd ütleme siis sellest õppeaastast enam ei tee ainult extendedit kui kohalikku, vaid rahvusvahelist programmi. Aga mida see jälle tähendab? Tähendab seda, et meil tekivad rahvusvahelised suhted, rahvusvahelised kultuuriüritused. Üks nendest projektidest, mis ma ütlesin, on hästi pikk ja mahukas. Teine lühike ja ütleme ka kergem. Aga mõlemad on väga vajalikud selle pealt, et mis siis tegelikult kajama jääb. No ja te võite ju kindlasti minuga nõus olla, et noored ongi see, kes seda tekitavad. Nii et veel kord, jäävad sihtasutusega rahvusvahelised projektid, jäävad sidemed. Minul isiklikult on tunne ja unistus, et kui meil on vaja midagi teha, siis mul on väga hea meel teie poole pöörduda. Mul on nagu tunne, et kui teil on aega, siis te olete nõus mulle positiivselt vastama. Aga mis ei jää? Ei jää suurt kontorit täis väga palju erinevaid professionaale. Tõesti ei jää. Me peame tegema rohkem tööd, et nendeni jõuda. Meil ei jää seda eelarvet, millega me oleme harjunud. See on üks väga suur kindlasti kurbus ja komistuskivi, aga meil jäävad kogemused, et saada juurde ressursse. Et kui mul on küsitud, et mis siis, kui ma ise ütleksin, et mis siis on Tartu 2024, siis ei ole ainult projektid või kultuuriüritused, see on nii palju rohkem. See ongi inimesed, see on usaldused, kogemused, julgus. Nii et kui te täna õhtul magama lähete, tuled ära kustutate, siis tegelikult te teate, et ja ongi hommik. Aga hommikul märkame, oleme me puhanunud, energilisemad, valmis uuesti tegutsema. Nii et me võtame nii paljudega kui võimalik ühendust ka nende edasiste projektide raames. Ja ma arvaksin, et jätame need tuled põlema. Aitäh!